et Jumal õnnistagu teid. Ei ole paremat kohta pühapa hommikul, kui olla Jumala kojas. Mina usun seda. Sellepärast ma olen siin. Ma loodan, et sa oled samal põhjusel siin. Tänu Jumalale. Viimased ajad me oleme siin rääkinud ajast ja kui sa oled olnud nendel koosolekutel, siis esimene koosolek me rääkisime siin lihtsalt aja tähtsusest ja siis erilistest momentidest meie elus. Ja täna ma tahan selle nagu aja teema kokku võtta, rääkides pisut lõpuaegadest. Nüüd, ilmselt meil pole täna piisavalt aega, et rääkida kogu teema lahti lõpuaegadest, aga siiski ma usun, et meil on võimalus väikene ülevaade teha. Kui paljud teist siin on üldse kuulnud jutlusi lõpuaegadest? Okei, päris paljud. Jaa, rohkem kui ma arvasin. Okei. Aga need teemad on tavaliselt siiski sellised teemad, mis on võib-olla osati ebaselged ja mis täpselt juhtub ja kus midagi juhtub ja kõnelejast kõnelejasse võib see varieeruda. Raamatud, mis võib-olla kirjutati 30-40 aastat tagasi lõpuaegadest, võib-olla täna enam ei ole relevantsed, sest et need isikud, kes seal olid mainitud, ei saanud selleks, kelleks neid mainiti, nad saavad. Võib-olla ennustati, et tuleb kuskilt see ja see isik, kes saab antikristuseks ja see isik tuli ja ka saanud ja suri ja nüüd on vaja uued raamatud kirjutada. Aga piibel on selles mõttes asjad kindlalt paika pannud ja nii palju, kui Jumala sõna meil ilmutab, me võime kindlalt öelda, et nii see on. Tänu Jumala selle eest. Ma siin trükkisin välja ühe 10. detsembri 2010. aasta artikli ühest lehest ja ma arvan, ma oleks võinud neid välja trükkida 10, aga lihtsalt ühe ja tegin sellega natuke lühemaks, sest ajakirjanikud ikka kirjutavad pikalt ja laialt. Aga seal oli jutus niimoodi, et Hawaii saartel ja Sydney on Austraalias, eks ole, töötavad teadlased on hoiatanud, et 2012 aastal võib meie koduplaneedi hävitada kõikide vulkaanide üheaegne purse. See oli siis 2 aastat enne seda, kui siis 2012 aasta sündmused pidid juhtuma. Kõik võimalikud selgeltnägijad ja teadlased hirmutavad ühtvalu inimesi läheneva maailma lõpuga. Seni ei ole ükski nende tähtaeg paika pidanud. Väidetavalt ennustab vulkaanide lähenevat üheaegset purset seismilise aktiivsuse suurenemine viimastel aastatel. Tasub meenutada, et ka paljud selgeltnägijad on vanadele maiade kalendritele toetudes ennustanud, et 2012 aasta lõpul tabab maad enneolematu katastroof, mille vallandab globaalne planeetide paraad. Saturn, Jupiter, Marss ja maa rivistuvad visuaalselt ühele joonele. Täna on aasta 2013, midagi sellest ei ole läinud täide. See on, kui palju siis selgelt nägijaid saab usaldada. Ja siis nad kirjutavad selle edasi, et päike on ette arvamatu, olgu lisatud, et mõni aeg tagasi hirmutati inimesiga väitega, et päikese suurenenud aktiivsus põhjustab 2012 aasta sügisel või 2013 aastal maal enneolematu katastroofi. Ootame, mida toob aasta 2014. Ja siis on kirjutatud, 2014 aasta määrab meie saatuse. Ja siis keegi ütleb, maa inimestel tuleb 2014 aastal oodata viimse päeva kohut, ütleb Cambridge'i ülikooli professor Nicholas Boyle. Need ei ole lihtsalt niisama kuskilt üles tõusnud inimesed, need on professorid ja teadlased, kes uurivad ja teadlaste sõnul leiab iga sajandi algus aset tähtis sündmus, mis määrab selle sajandi edasise saatuse. Ja siis ta toob siin näiteks 1618 aastal alanud 30-aastasele sõjale järgnes Euroopas suur segaduste periood 1815, jälle sajandi alguses, aastal kukutati Napoleon ja siis tulid teatud sündmused ja siis ta ütleb seal ka, et 2014 aasta suhtes nüüd me peame vaatama, et mis saab, kas tuleb mingisugune rahutuste aasta või sajand või tuleb hea sajand. Nii et inimesed siin on väga avatud ja põnevel või huvitatud sellest, mis juhtub siis lõpuaegadel. Ja minust see maailma lõpuaegade asi on inimesi alati huvitanud. Halloo.
mina isegi, kui ma kristlane olnud, mind huvitasid maailma lõpu asjad. Ma kuskilt kuulsin, et ilmselt üsna noorukina, et maailma lõpp pidi tulema aastal 2000. Kas keegi on siin, kes kuulis omal ajal seda tükk aega enne, kui see juhtus, kui 2000 aasta juhtus, eks ole nii. Ja mulle öeldi veel, et piibel ütleb, et aasta 2000 tuleb maailma lõpp. See, kuidas mulle seda öeldi. Ja kui ma esimest piiblit nägin, siis 17-aastaselt, siis ma hakkasin seda kohe uurima, et kus see maailma lõpp seal kirjas on. Ja proovisin leida seda sõna 2000 ja kuskilt ei leidnud. Ja muidugi ma hakkasin piibli algusest peale ja uurisin sealt ja siis ma jõudsin nendesse pikkadesse nimekirjadele, see sünnitas see ja selle sündis see ja selle sündis see ja siis ma mõtlesin, kui terve piibel on täis neid sünninimesid, siis mina ei viitsi otsida siin seda maailma lõppu nii pikkade nimekirjadest. Siis ma proovisin piibli lõpust, mõtlesin, ehk sealt tuleb see ilmutuse raamatust, muidugi see oli nii segane, need erinevad loomad seal või need, mitte loomad, aga need metsalised ja ühel oli selline nägu ja teisel olid sellised jalad ja ühesõnaga kõik see oli minu jaoks liiga segane. Mida ei olnud, on ühtegi numbrit 2000. Nii et mind tüütas see asi ära, ma viskasin selle kõrvale, mõtlesin, ei tea, mis siin räägitakse. Aga jah, siis muidugi 2000 aasta tuli ja muidugi ennem seda vahetult oli suur alarm sellest, et kompuuter lülitab maailma välja. Lihtsalt nupp läheb välja ja kõik on pime ja külm ja süüa pole ja elektrit ei toodeta ja vesi jääb ära ja kõik sellised asjad. Ja olid inimesed, kaasa arvatud kristlased, kes hakkasid seda uskuma. Ma tunnen isiklikult mõningaid inimesi, kes lausa ehitasid, üks pere ehitas Colorado mägedesse omale sellise võimsa maja ja oma bensiinijaama rajas sinna ja terve suur ladu oli täis igasugust kuivaineid, kaasa arvatud patareisid, oli meeletu hulk, ma nii palju patareisid poeski näinud ja kõike, mida koguti seal ja valmistuti ja siis ta oli lausa valans paksust betoonist sellised tuumavarjendi oma majja sinna ja siis püüdis nagu üle elada 2000 aastal tuleva maailma lõpu, mida kompuuter teeb. Nüüd tohutu raha oli kulutatud, fookus oli läinud missionilt ja Jumala teenimiselt ja kuningriigi teenimiselt enda nagu ellu jäämise peale ja muidugi ei tulnud maailma lõppu, suur raha oli kulutatud, minu tõde siiamaani püüab müüa maha seda maja seal ja tal on väga raske seda teha, sest keegi ei taha seda pommivarjendit seal Colorados kuskil pikalt sõita mööda kruusateed, enne kui sa jõuad ühegi lähema majani. Kui sa oled seal, siis sa oled seal üksi. Aga vaat sellised asjad juhtuvad ja siis muidugi aastal 2012, alles eelmine aasta, kuulutati Maiade kalendrite järgi maailma lõppu. Et Maiade kalender ulatub aastani 2012 ja siis on kõik. Ja muidugi meedia korjas selle sõnumi ülesse, seda tuli aknast ja uksest igalt poolt. Kui sa paned sisse 2012 omal Google'isse, siis sa leiad seda, et neid artikleid tuleb tohutult. Filme vändati sellest, isegi selline film oli 2012 aasta maailma lõpp, väga vägevad efektid. Aga mida ei tulnud maailma lõppu. Olles sa tänulik, et sa oled mitu maailma lõppu üle elanud ja ikka siia. Ikka elus veel. Sa oled sitke sell, ütleme niimoodi. Ja vähemalt läbi aegade ja ma arvan, et need võib olla rohkem, aga keegi on loetlenud vähemalt 242 maailma lõpu tähtaega ja läbi sajandite. Nii palju neid tulnud ja kui ma uurisin siis neid ennustustest tuleviku osas, siis tuleviku osas on kümneid ja kümneid maailma lõpu ennustusi ja need lähevad välja kuni 200 miljoni sajandini. Täna on 21. sajand, eks ole nii. Nii et 200 miljoni sajandini on ennustused, millal siis maailma lõpp tuleb. Nii et tundub, et mõnedel inimestel pole tööd vist teha, et nad on õivatud sellega, et ennustavad maailma lõppu. Aga mida piibel ütleb selle kohta? See on tähtis. Kui sa võtsid piibli kaasa, siis me tahaksime vaadata kõigepealt teise Thessaloniklaste kirja ja peatükk 2. Teine Thessaloniklaste kiri, peatükk 2
1 ja 7. Nii et see on niisugune hea isadepäeva jutlus mehisusest, kuidas elada üle maailma lõpp. Paljud teist on juba sellega hakkama saanud mitu korda. Nii et, ja mida vanem sa oled, seda rohkem sa oled neid üle elanud. Nii et seda tublim. 2. Thessaloniklaste kiri, 2. peatükk ja salm 1-7 ma tahan lugeda siit. Aga me palume teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise ja meie kokkusaamise pärast temaga, et te ei annaks endid niipea kõigutada sinna ja tänna eemale õigest meelest, ega heidutada ei vaimu läbi ega sõna läbi või kirja läbi, eks ole, on siis see internetis või suuliselt keegi midagi ütleb, otse kui oleks see meie lähetatud, nagu peaks issanda päev olema käes. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, nii et siin on see hoiatus meile kõigile, et ära lase ennast petta. Neid kuulutusi ja neid teateid tuleb massiliselt, aga ära lase ennast petta. Sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, siin ilmselgelt räägib antikristusest, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumala teenistuseks, nii et ta istub jumala templisse ja ütleb enese olevat jumala. No see on ilmselge tunnus ühest antikristusest, kas pole nii, kes seisab vastu Kristusele ja püüab ennast panna Kristuse asemele. Eks te mäleta, et ma seda kõike teile ütlesin, kui ma alles olin teie juures. Ja nüüd te teate, mis takistab teda, see on see antikristus, saamaks avalikuks omal ajal. Nii et ühel hetkel ta saab avalikuks. Piibel ütleb nõnda, see juhtub, sest ülekohtu saladus on juba mõjumas, ainult peab vahelt kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab. Nii et keegi takistab antikristuse esile tulemist. Nüüd, mis sa arvad, kes see võib olla? Amen. Ma usun sellesse, et püha vaimu täis, Jumala väge täis kogudus omab ühte meelevalda siin maa peal. Nõnda, et isegi antikristus, kes, see isik, füüsiline isik, ilmselgelt pole elanud läbi sajandit, aga see vaim on püüdnud esile tulla juba aastaid. Mäletad, mida Johannes ütles, et tuleb Kristuse vastane, see on tegelikult tõlgitud siis algtekstis antikristus, eesti keeles on lihtsalt pandud Kristuse vastane, ma ei tea, kuidas on uues tõlkes, aga seal räägitakse antikristusest, kes püüab tulla esile. Nii et tänu Jumala meelevalla eest, mis Jumal on meile andnud oma kogudusele, ja ma arvan, et me ei ole seda piisavalt veel kasutanud ja piisavalt veel mõistnud, aga Jumala kogudusel on selline meelevald, et isegi see fakt, et me siin maa peal oleme, takistab teatud kurja plaanidele esile tulemist. Ja kui me veel palvetame, kui minu rahvas kokku tuleb ja meelt parandab ja otsib tema palet, siis Jumal, et seda säästab terve rahvuse. Abraham tegi eest palvet seal Soodoma Gomorra pärast ja päästis nad hukatusest, nii et ma usun, meil on üks meelevald. Ja piibel hoiatab siis vale prohvetite eest mitmetes kohtades, kes tulevad ja maailma lõppu kuulutavad. Nüüd ma ütlen sulle ühte asja. Jumal alustas maailmaga ja Jumal lõpetab maailmaga. See ei ole ükski arvuti, see ei ole mingi asteroid, see ei ole tuumasõda, see ei ole mingisugune kosmiline tolm kuskilt või maa magnetvälja muutumine, mis lõpetab maailma. Jumal on väga hästi kursis ja kontrollib seda, mis toimub siin maa peal. See ei ole inimeste tegevus, see ei ole globaalne soojenemine või vulkaan, mida Jumal ette ei näinud oma ettenägelikkuses ja mis iganes muud, mis võiks tekitada selle maailma lõpu. See ei juhtu nõnda. Piibel ei anna meile maailma lõpu kuupäeva ega Jeesuse tagasi tulemise kuupäeva. Amen. Paljud on arvanud, nad teavad seda kuupäeva. Ma kunagi ütlesin ka teatud grupis rahvale, et ma tean, millal Jeesus tagasi tuleb. Ma tean täpselt seda päeva. Ja kõigil läksid silmad niimoodi suureks, mis juttu nende pastor aja. Ma ütlesin, päeval, mil te ei arva. See on täpselt see päev. Päeval, mil sa ei arva. Nii et nii kaua, kui sa arvad, et sa tead, see tuleb, siis see juhtu, aga sel päeval, kui sa ei arva, siis käib asi ära. Ja nii, et ma natukene norisin nende kallal. Aga
aga piibel annab teada teatud aegade tunnusmärgid, mis räägivad sellest, et Jeesuse tulemine on lähedal. Et me elame lõpuaegadel. Ja ilmselge on see, et keegi ei oleks saanud piibli kirjutajatest, prohvetlike kuulutuste esileandjatest teada neid asju loomulikkuses. Mäleta, kui Daniel nägi nägemuse, see ei olnud Daniel, see oli Nebukadnetsar, kes nägi unenäo, nägi nägemuse sellest suurest kujust. Pea oli kullast ja rind ja osad käed olid hõbedast ja siis siin tuli edasi vask ja siis jalad olid rauast ja sääred olid rauast ja jalad olid raua ja savi segu. Kuidas see asi koos püsib, on väga raske mõista, aga niisugune nägemus ja siis Daniel ilmus kohale ja selgitas Nebukadnetsarile, mis see nägemus tähendab. Ja see Babyloonia ajal see oli üks suuremaid ja võimsamaid impeeriumeid tol ajal. Neid impeeriumeid oli olnud ennem seda ja muidugi tuli pärast seda. Ja Daniel selgitas selle unenäo. Aga kuidas Daniel oleks võinud teada järgnevatest impeeriumitest, mis tulid mitmesaja aasta jooksul? Ja näiteks kuld esindas Babyloniat, kulda oli Babyloniast nõnda palju, et Nebukadnetsar pärast seda unenägu lasi omale kuju püstitada puhtast kullast. Ta mõtles, et unenäos ma olen ainult pea kullast, mis on vähe, et terve kuju on kullast. Ühesõnaga, et minu impeerium kestab kuni lõpuni. Pärast selle nägemuse arusaamist ütles, ma teen see kuju kullast. See saa kujuga ega ühegi sellise teoga muuta Jumala ette plaanitud. Ja loomulikult. Aga Daniel ei oleks võinud teada, et Pärsia saab olema järgmine impeerium, mis vallutab Babyloonia. Ja et pärslastel oli hõbe väga oluline metall, nad maksid makse hõbedas ja isegi nende hobuste valjad olid olnud hõbedast. See oli nendele omane. Kuidas Daniel oleks võinud seda teada? Ta ei oleks seda teadnud muidu ainult Jumala vaimu läbi, kas pole nii. Ja sealt edasi järgmine siis impeerium, mis oli Kreeka ja muidugi nemad tegid omale väga palju asju vasest, sõjariistu eriti, kilbid ja kiivrid ja paljud sõjariistad oli omane Kreekale. Nii et, ja siis lõpuks Rooma, kes said meistriks raua sepitsemises. Nii et kõik need impeeriumid, mis tulid tulevikus pärast seda, sel ajal, kui Daniel sellest räägib, ta ei oleks teadnud seda loomulikult. See pidi olema Jumala vaimu poolt inspireeritud prohvetlik sõnum oma sulase kaudu ja see läks täppi üks ühele. Igasugused muud ettekuulutajad ja kes siin iganes püüavad midagi väita, on pannud päris tihti ja enamus kordi mööda. Piiblis on selline ütlus, et kui Jeesus tagasi tuleb, siin Ilmutuse raamatus, ütleb niimoodi, et vaata, kõik silmad saavad teda näha. Ta tuleb pilvede peal, nagu ta läks, kõik silmad saavad teda näha ja siis ta ütleb seal juurde ka neid, kes tema läbi vistsid. See on huvitav, et tol hetkel, kui Johannes sellest kirjutas üle 2000 aasta tagasi, ei olnud televisiooni, ei olnud satelliite, ei olnud interneti, ei olnud mobiilsidet. Nüüd tol ajal selline mõiste, et kui Jeesus tagasi tuleb, siis kõik silmad saavad teda näha. Nüüd me ütleme, kui ta tuleb Pärnu kohal, siis võib-olla terve Pärnu silmad kõisti näevad teda, eks ole nii. Aga mis saab nendest riikidest ja linnadest, kes on samal ajal öö sees ja kas Jeesus siis läheb ekstra igast külast, igast linnast läbi. Aga täna piisab sellest, et üks ainukene kaamera võtab seda hetke, kui Jeesus tuleb tagasi ja läbi satelliittelevisiooni ja interneti, mis järjest kasvab ja enamatesse rahvustesse jõuab ja mobiilside, et tõesti tema tulemist võib iga silm jälgida. Kuidas oleks võinud Johannes 2000 aastat tagasi teada seda? Ta pani lihtsalt kirja midagi, mis ta tundis oma südames. See nõudis tohutut julgust panna kirja, mis Jumala vaim inspireeris teda, kuigi ta ei saanud üldse aru sellest, kuidas see võimalik on. Nii et Jumala sõna prohveteeringud lõpuaegadest on minemas täide ja on täide läinud
ja mitte ainult muidugi need, aga paljud teised, mida me hiljem võib-olla vaatame. Nüüd lõpuaja sündmuste kronoloogia on huvitav. Lõpuaegades on ilmselgelt mängimas väga olulist rolli selline rahvus nagu Iisrael. Paljud teist on käinud siin Iisraelis. Ohoo, päris suur hulk, tänu Jumalale. Ja, aga paljud teist teavad seda, et alles 1948 sai Iisraeli riik jälle nii-öelda olemisse ja kõik need nii-öelda aastad, sajad ja tuhanded, kui need prohvetlikud sõnumid esile tulid, polnud veel seda tingimuski täidetud, et need prohveteeringud saaksid täituda. Üks professor nimega Watson õpetas 1888 aastal, et 3 asja peavad juhtuma enne, kui Kristus tuleb tagasi. Number 1 ütles, Iisrael peab saama rahvuseks. Milline julge ettekuulutus. Jeruusalemm peab saama juutide kätesse. Ja number 3, juudid peavad tagasi pöörduma Iisraeli. Kõik need sündmused on juhtunud ja juhtumaas, kui me räägime praegu siin, jätkuvalt juudid naasevad tagasi Iisraeli üle kogu maailma. Nüüd paljud nendest elavad väga hästi oma maades, kus nad on, aga mingisugune kutse kõlab nende südames. Ka meie rahvusest on läinud siit inimesi ja ka inimesi, keda me tunneme. Pastor Albert Veksler oma perekonna endise nimega Türpu läks tagasi Iisraeli. Ta ütles, kui ta käis Iisraelis ära ühel esimestel reisidel, see võis olla seal 90. algusest, ütles, et ta süda jäi sellesse sinna maale. Ja ütles, pärast seda ta ei suutnud enam üldse kõnelda palju midagi muust kui Iisraelist. Ja sinna ta lõpuks läks. Täna ta on seal toimetamas, õppinud ära heebrea keele, läinud läbi ülikoolist. Alles hiljuti, kui mõned teist saavad tema uudiseid, palus TBN, maailma kõige suurem kristlik kanal, tema uudiseid, et ta teeks vene keeles Iisraeli uudiseid. Ja seal on mitmed põnevad asjad juhtumas. Meie Eesti peaminister oli seal ja Albert juhatas tema läbi Via Dolorosa teekonna ja rääkis Jumala sõna talle ja jagas, mis toimus. Need on mitmed asjad, mis ei oleks niimoodi saanud juhtuda, kui ei oleks olnud Albert seal ja see on väga põnev, mis Jumal teeb. Nii et lõpuaja sündmuste kronoloogia. Esiteks teatud lõpuaja märgid. Ma arvan, neid on igal pool meie ümber. Ma tulen selle juurde tagasi ühe hetke pärast natukene pikemalt, aga lõpuaja märgid. Number 2, koguduse ülesvõtmine. Nüüd võib-olla see on esimest korda, sa kuuled sellist terminit nagu koguduse ülesvõtmine. Ja ma ei hakka ka täna siin väga põhjalikult sellest rääkima, aga ma usun, see on hea teada ja välja kuulutada seda, et sa tead sellest, et on selline sündmus tulemas. Antikristuse võimuletulek. Siis Piibel räägib kannatuse aegadest, ta räägib ärkamisest juutide seas, siis muidugi Jeesuse tagasi tulemine, Harmagedooni lahing, 1000-aastane rahuriik ja siis tuleb tegelikult veel üks lahing pärast seda, kui 1000-aastane rahuriik lõpeb. Piibel ütleb, kurat lastakse lahti, ta läheb koguma kõike veel ilmamaal ja sõda pidama, aga sellest sõjast ei tule midagi välja, sest tuli langeb taevast ja kogu lahing on läbi sellega. Ja siis tuleb kohus, uue maa ja taeva loomine ja taevane Jeruusalemm tuleb maa peale. Süksed on lõpuaja sündmused. Nüüd sa oled kursis nendega. Ei pea lehest lugema lisa. Leht kinnitab siis seda, mis on välja öeldud siin. Aga ma tahaks korra peatuda ühel huvitaval nüansil siin ja see on siis lõpuaja sümbolid Piiblis. Kas sa pööraks kus minuga 2. Peetruse kirja ja 3. peatükk 8. salm. 2. Peetrus 3:8. Täna me tõesti jõuame võib-olla väikse sükse ülevaate teha, aga ma arvan, et ka nendest asjadest meie kui Jumala kogudus peame teadma juba sellepärast, et teadma, kus ajas me elame
ja mis toimub. Ja vahest on vaja teada asju selleks, et nii-öelda segaduste keskel ja pettuste keskel hoida seda õiget suunda, ütelda ei, see ei ole see. Ja tuua rahu nii-öelda olukorrasse. 3. peatükk, 8. salm ütleb niimoodi. Aga see üks asi ärgu olgu teile teadmata, armsad, ütleb Peetrus, et üks päev issanda juures on nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Ja siit eelnevalt ta räägib muidugi ka lõpuaegadest issanda päeva tulemisest. Ja ma usun, et siin Jumal annab ka ühe sellise võtme, ühe mudeli, kuidas tema asju, kuidas ta nende peale vaatab, kuidas ta neid asju ka pühakirjas ilmutab. Mina usun, et pühakirjas on lugusid, on võib-olla ka selliseid võrdumeid ja tähendamissõnu, millel on teatud sümboolne tähendus lõpuaegade osas. Mitte ainult, et seal on lihtsalt moraalne õpetus käitumiseks ja kuidas õieti teha, aga sinna sisse on peidetud ära ka teatud lõpuaja märgid. Usud seda, et see on võimalik. Amen. 6 päevaga tegi Jumal taeva ja maa. Viitab 6000 aastale, inimkonna aastale, ja kuigi seal on mõningad teadlased, kes väidavad, ei tea mida, siis kirjutatud inimkonna ajalugu ei lähe mitte rohkem tagasi. 7. päeval ta puhkas. Kui üks päev on nagu 1000 aastat, siis 1000-aastane rahuriik on see hingamise aeg ja see on tulemas. See on üsna lähedane võrdum sellele täpselt, mis Jumal ütles. Üks huvitav lugu piiblis on hea samaarlase lugu. Ja see ei ole mitte minu leiutis ja minu avastus, aga ma kunagi aastad tagasi lugesin ühe mehe kirjutis sellest. Mäletad seda, kui samaarlane tuli ja leidis selle haavatud ja läbi pekstud mehe. Ta oli teel Jeruusalemmast Jeerikosse. Jeruusalemm esindas püha linna ja Jeeriko esindas tegelikult sukest lõbutsemise ja allakäigu ja moraalselt sellise madala tasemega paika. Ja nii, et siin oli üks mees, kes oli mingil moel oma eluga läinud alla. Seal oli siis juhtunud see, et ta oli sattunud tegelikult röövlite kätte, ta oli läbi pekstud seal ja seal ta oli. Leviit tuli sealt mööda ega suutnud teda aidata. Ta läks mööda, viskas talle väikse pilgu ja kõndis edasi. Leviidid esindasid, eks ole, seadust. Ja seadus ei saanud seda patust, haiget inimest ja maailma aidata. Oled sa nõus sellega? Siis tuli mööda preester, viskas väikse pilgu sinna peale ja kõndis lihtsalt mööda. Preestrid esindasid ohvreid. Ka ohvrid ei saanud seda patust südametunnistust ära võtta. Nii et ka preester ei saanud teda aidata. Aga siis tuli samaarlane ja piibel ütleb tema kohta ainuksena, et tema oli teekonnal. Tal oli missioon, ta teadis, kus ta läks, ta teadis, keda ta otsis ja samaarlane jõudis sinna paika, nägi seda meest, võttis tema muula selga, viis ta sinna võõraste majja, kandis tema eest hoolt ja siis andis 2 leptonit selle võõraste maja pidajale, ütles, et ja kui ma tagasi tulen, siis ma hoolitsen veel selle eest, mis oled kulutud. 2 leptonit oli 2 päeva tasu. Teiste sõnad ütles, ma olen ära 2 päeva ja 2 päeva pärast ma tulen tagasi ja siis maksan kõige eest. 2 päeva nagu selles võrdumiski viitab 2000 aastale. Jeesus on tulemas tagasi peatselt. Halleluuja! Jeesus muutumise mäel. Mäletad seda lugu seal? See hakkab pihta sellega, et 6 päeva pärast võttis Jeesus enesega ühes Peetruse, Johannese ja Koobuse, läks sinna muutumise mäele ja seal ta muudeti nende ees. See oli ka ühel viisil lugu, mis tõesti leidis aset, aga sümboolsena võrdum sellest, mis juhtub maailma ajastu lõpus, et meid muudetakse tema ausse pärast 6. päeva. Jeesus ütles nõnda, 2 päeva ma veel tegutsen, ma ajan välja kurje vaime, ma tervendan haiged, aga 3. päeval ma jõuan eesmärgile. Ta ütles seda kellelegi, kes tuli tema juurde tuli. Hoosia raamatus 6. peatükis 2. salm ütles niimoodi, ta teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval ta võtab meid ülesse ja me võime elada tema palge ees. Mina usun, need on prohvetlikud sellised viited Jumala sõnas, millel on teatud sümboolne ettekuulutus lõpuaegadest. Ja piibliuurijad on leidnud hulganisti selliseid sümboleid läbi kogu pühakirja
mis lõpuaegadest räägivad. Nüüd räägime natuke veel lõpuaegade märkidest. Paljud teist tunnevad seda, et tõesti, me elame lõpuaegadel. Seda on kuidagi tunda igal pool, kas pole nii? Neid märke muidugi mitmed, aga üks nendest kindlasti on selline globaliseerumine. Kõik on muutunud nii üheks, kõik mõjutavad üksteist, kõik need massikommunikatsioonivahendid annavad võimalust silma peal hoida ja miks mitte ka kontrollida, mis toimub. Kõik see jälitamissüsteemi, mis tänapäeval maailmas on, kõik see tundub nagu valmistus ja nagu ehitumine mingis suunas, mis saab leidma ka nendel aegadel, kui antikristus esile tuleb. Me näeme kindlasti koguduse ja juutide tagakiusu, mis on üks kindlasti lõpuaja tunnusmärk. Timotuse kiri ütleb, et toimub moraali ja iseloomu allakäik. Paljud teist võivad kinnitada seda, et see on tõesti juhtunud viimaste aastatega. Ja eriti, kui sa oled eakam juba siin, siis sa kindlasti oled näinud oma eluajal muutus sellest, kuidas vanasti suhtuti teatud asjadesse ja kuidas suhtutakse täna asjadesse. On see nii? Ma mäletan, kui Ed Cole kõneles ühes kõnest, ütles, et oli ajad tema eluajal, kus käepigistus oli niisama hea kui kirjutatud leping. Täna kirjutatakse lepingul alla ja ei tehta sellest ka mingid numbrid, kui seda rikutakse. Nii et me saame öelda, et inimese moraal on käinud alla ja Paulus kirjutas kirjades, ütles, et lõpuaegadel tuleb raskeid aegu. Et siis inimesed on, ja ta loetles seal enesearmastajad ja tänamatud ja vanematele sõnakuulmatud ja kõik see värksärk, ja me oleme näinud seda kasvamas, eks ole nii. Üks lõpuaja selline tunnusmärk on valeprohvetite rohkus. Neid on muska tunne igast uksest ja igast aknast, keegi kuulutab sulle midagi. Mis toimub? Mida sa peaksid tegema? Seal on hulga inimesi, kes on jälle aeg-ajalt kuskile mäe otsa läinud ja ootavad maailma lõppu või Jeesuse tagasi tulemist. Siis tehnika areng. Hämmasta, kuidas üks ala meie elus võib tohutult areneda ja teine ala alla käia. Tehnika on arenenud, moraal on käinud alla. See, millega alla me oleme rohkem tööd teinud, eks ole. Meil on täna nii palju tehnikat, mis aitab meil asju nii-öelda paremini hõlpsamini teha, aga samal ajal me peame tunnustama, et mingid muud alad on nagu kaotanud oma väärtust, näiteks abielu. Ja see on üks lõpuaegade ettekuulutustest, et abielu kaotab populaarsust. 1. Timotuse 4.3. 2. Timotuse 3.1 räägib, et stress suureneb lõpuaegadel. Kui ma üldse nõustun millegiga, siis ma nõustun selle punktiga, et inimesed on täna rohkem stressis kui kunagi varem. Isegi minu eluajal ma ei mäleta sellist stressi inimestel, isegi nõukogude ajal. Siis, kui ajad olid väga rasked, nii öelda, ja valikuid polnud ja nii edasi. Täna inimestel, kus nad on vabadus ja neil on tohutult valikuid ja saad reisida, kuhu sa tahad ja elu on tegelikult hoopis lillelisem ja kaunim kui nõukogude aja hallides värvides ja natuke punast ka, siis inimesed on suuremas stressis kui kunagi varem. Ma usun, et need on samuti lõpuaja tunnusmärgid. Aga ma loodan, et see ei ole nõnda mitte Jumala rahva seas. Daniel ennustas, et lõpuaegadel teadmised kasvavad. Ja ütle mulle, kui on olnud maailma ajaloos hetk, kus on nii palju teadmisi. Oli aeg, kus sa läksid arsti juurde ja see ravis kõikus haigusi. Nahahaigus, sisehaigused, kõik haigused. Aitas sünnitamisega kaasa kohe. Aga nüüd sa pead minema eriarsti juurde. Füüsikas, keemias on kõik eriharud. Ma ei mäleta, üks päev ma just kuulsin mingisugust veel kuulasin Vikerraadios, ma tee peal ei kuulnud mingeid muid raadiod ja seal oli mingisugune nendest impeeriumitest jutt ja siis oli selline nagu uurimisharu nagu mingi assüüroloog, mis uurib Assüüria impeeriumeid
Nii et on niisugune spetsiifiline kohe, tead, suund teaduses uurib ainult seda. Ma mõtlesin, vau. Ära ütle, et ei ole teadmiste kasv tänapäeval maailmas, kas pole nii? Teadmised on kasvanud ja infotehnoloogia ja kõik muu selline aitab sellele kaasa. Aga nüüd see hea uudis lõpuaegade osas. Koguduse ülesvõtmine. Võib-olla sa kuuled sellest esimest korda, aga ma tahan sulle sellest natukene rääkida. 1. Tessaloniklaste kirjas 4. peatükk ja 16 salm. Okei, ma loen siit salmist 13 ja natukene edasi. Aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelle teil ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob Jeesuse kaudu toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga läinud magama. Sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama. Ta räägib siin, kes on surnud. Sest issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peahingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame, ja üle jääme ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu, üles õhku. Ja nõnda saame olla ikka ühes issandaga. Ja Paulus ütleb siin 18 salm, kinnitage nüüd 11 nende sõnadega. Ma kinnitan siin nende sõnadega. Halleluuja. Et tuleb üks hetk, kus Jeesus Kristus võtab ülesse oma koguduse siit maa pealt. Ja ma ütlen sulle, kui on olnud mingi sensatsiooniline sündmus maailma ajaloos, see saab olema see. See saab olema üks kõige aulisem, kõige maailma suhtes kõige rohkem segadust toov sündmus, kui Jumal tuleb ja võtab üles oma koguduse. Mina usun sellesse. See on meie lootus, kiitus Jumalale. Halleluuja. Siin on mitmed kirjakohad ja see teema nõuab seda natukene, et neid käsitleda, aga ma lihtsalt loen sulle ühe kirjakoha siin veel. See on 1. Tessaloniklaste kiri ja 1. peatükk ja 10. salm ütleb siin niimoodi, et ning ootama taevast tema poega, kelle tema on surnust üles äratanud, Jeesust, kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Tõmbab välja sellest vihast. Amen. Johannes evangeeliumis Jeesus ütles, et ma lähen ja valmistan teile aseme. Kui ma olen teile aseme valmistanud, tulen ma tagasi, võtan teid, et oleksite seal, kus mina olen. Kiitus Jumalale. 1. Korintuse 15. peatükis Paulus räägib sellest, et ma ütlen teile saladuse, et me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume pasuna hüüa saatel, äkitselt me muutume silmapilguga ja tegelikult seal siis räägitakse ka sellest samast asjast. Ilmutuse raamatus on juttu võitjate õnnistustest. Nüüd, need on kõik taevased õnnistused. Need ei ole siin maa peal, need on taevas. Järelikult Jumal peab võtma oma koguduse taevasse. Ja mina usun, et kui sa oled kristlane, oled Jeesus oma südamesse kutsunud, siis sa oled pitseeritud pühamõimu pitseriga. Sa kõnnid ringi ühe pitseriga siin elus ja Jumal teab omasid. Halleluuja. Nüüd, need lõpuaja teemad on selles mõttes põnevad ja siin on kindlasti palju asju ja kuigi ma ei pea ennast nagu väga professionaaliks selles asjas, on teisi, kes neid teemasid uurivad väga põhjalikult ja kõnelevad sellest. Aga mina usun, et sellel tunnil, kus me elame, ka nendel lõpuaegadel, Jumal kutsub meid, et me oleksime valvel ja me pühendaksime tema kutse täitmisele.
Jeesus ütles, et õnnis on see sulane, keda isand leiab tegemas seda, mida ta andis talle teha. Ma ei usu, et see on õige asi minna kuskile, tead, mäe tippu ja oodata seal Jeesuse tagasi tulemist. Kuskile varjuda kiriku 4 seina vahele ja oodata, et millal tuleb Jeesus tagasi. Mina usun, Jumal on kutsunud meid tegema seda just nüüd, mida ta on meile ülesandeks andnud, kus iganes me oleme. Ja kõige parem viis meil kohata Jeesust on teha just nimelt seda, mida ta andis meile teha. Mis iganes kutsesega ei oleks. See on parem viis elada lõpuaegadel. Igasugused suured kaevikud ja betoonist tuumakaitsmete ehitamine või mis iganes, ma ei usu, et me peame selle pärast muretsema. Jumal kaitseb omasid. Ja Jumalal on plaan selles asjas kõiges. Kiitus Jumalale. Ta on sind ja mind pitseriga pitseerinud, püha vaimu pitseriga. Halleluuja. Ükski inimene ei lõpeta maailma ära, ükski riigijuht ei tee seda, ükski isegi antikristus ei tee seda. Ta ei saa isegi esile tulla, kui kogudus on siin maa peal. Suurem on see, kes on meis, kui see, kes on maailmas. Kiitus Jumalale. Ja kõige kindlam maailma ajastu tunnusmärk on see, mis on Mattuse evangeeliumi 24. peatükis ja ütleb seal, et seda kuningriigi evangeeliumit peab kuulutatama kõiges maailmas. Ja siis tuleb ots. Amen. Tead, mina ei saa korraldada maavärinaid. Sa võid küll hüpata kuskilt kõrgelt alla ja maa pisut põrub, aga ja sõdu ka käima ei pane, aga igasugused erinevaid asju, mis on lõpuaja tunnusmärgid, väga vähe neid inimene saab ise korraldada, aga mida meie saame teha, on evangeelium. Ja kunagi ma mõtlesin ka, et Jeesus ootab meie järgi. Tähendab, et meie ootame Jeesuse järgi, et kuni tema tuleb, aga nüüd ma olen mõistnud seda, et tegelikult Jeesus ootab meie järgi, et meie teeksime tema tööd, mida ta kutsub meid tegema. Ilmutuse raamatus öeldakse veel lõpuaegade kohta nõnda, et kes on püha, see pühitsegu ennast veel enam. Ma usun, see on üks asi, mida Jumal on kutsunud tegema meid selles lõpuajas. Ja kuna meil aeg läheb üsna kähku nende põnevate teemadega, siis ma tahan võtta kokku selle 1. Thessaloniklaste kirjast täna 5. peatükis ja lugeda selle esimesed salmid siit teile. Või esimesed 11 salmi. Ja siin öeldakse niimoodi meile, tema kogudusele. Oled sa Kristuse kogudus? Amen. Ja siin öeldakse meile siin edasi, aga aegadest ja tundidest ei ole teile, vennad, tarvis kirjutada. Sest te isegi teate selgesti, et issanda päev tuleb nagu varasöösel. Ja siis pane tähele, kuidas äkitselt see kõne muutub siin ja Paulus ütleb niimoodi, kui nad, räägib nüüd ühest teisest grupist, räägib ilmselgelt maailmast. Kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek. Tead, täna seda veel ei saa öelda. Ma ütleks, praegu võib-olla inimesed on rohkem kartlikumad kui kunagi varem. Terrorismi ohud, kui sa reisid lennukiga täna, see on palju keerulisem, kui see oli aastaid tagasi enne september 11. kindlasti. Ja nii, et täna ei ole küll rahu ja julgeolekut, kas pole nii? Lähis-Ida probleemid, iga teine või võib-olla iga USA president püüab saada omale au, et tema on ära siis teinud selle sõprus ja lepingut Lähis-Idaga, et Lähis-Idas lõpuks lõpeks ära vaen ja aga ilmselgelt üks sükene isik tuleb esile ühel hetkel ajaloos, kes suudab Lähis-Ida probleemi lahendada. Ja tead, terrorismi ohud nagu kahanevad ilmselt miinimumi ja inimesed saavad ütelda, et nüüd on rahu ja julgeolek. Ole ettevaatlik, kui sükke asi juhtub. Kui sa kuuled, et keegi nõnda ütleb, siis hakka kohvrit pakkima. Jeesuse tulek on lähedal. Kiitus Jumalale. Kui nad ütlevad, et nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid, vaata, ta räägib seal alguses kogudusele, aga siis ta pöörab selle asja äkitselt maailma suunas, ütleb, et neid tabab äkiline hukatus, nõnda nagu lapse vaev naise, kes on käima peal ja nad ei pääse mitte pakku. Ja siis ütleb 4. salmis jälle äkitselt midagi kogudusele, aga teie vennad ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas. Halleluuja!
Kas pole hämmastav 4. salmiga ütleb ära, et meie, kui oleme käimas koos Jumalaga, sa tunnetad teatud asju. Isegi sa tunnetad seda, kui keegi kuulutab, et siuke asi juhtub, sa ütled, see ei ole tõsi. See on üks jama jutt, et ma ei pavista selle pärast. See, et ma 2012 selle Hollywoodi filmi ära vaatasin, ei pannud mind üks mõte mõtlema selles suunas, et aastal 2012 mingi maailma lõpp tuleb. Amen. Ma valmistusin aasta lõpu peoks selle asemel. Mida me ka tegime? Me pidutsesime, kiitus Jumalale, sest et Jeesus tuleb tagasi siis, kui ta tuleb ja mitte ükski meediakanal ega keegi muu isik ei pane seda paika, millal maailma lõpp tuleb. Ja siis ta ütleb niimoodi, teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Pane tähele, mis siin, kui suur vahe siin on. Me ei ole pimeduses, nagu maailm on. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained. Sest kes magavad, need magavad öösel. See on kirjakoht, mille peal ma seisan. Vahest keegi küsinud, kas sa käid ööpalve koosolekutel? Ma ütlesin, kes magavad, need magavad öösel. See on pool naljaga. Kui on vaja öösel palvetada, siis tuleb seda teha. Ja ma teen seda hea meelega. Aga meie, kes oleme päevalapsed, olgem kained, varustatud usu ja armastuse raudrüüga ja pääste lootuse kiivriga. Sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Jeesuse, issanda Jeesuse Kristus läbi, kes meie suri, et meie, kes valvume või magame, ühes temaga elaksime. Halleluuja. Ja sellepärast manitsege 11 ja kosutage 11, nagu te seda ka teete. Halleluuja, tänu Jumalale. Nüüd mul puudub aeg, et minna nendesse teistesse sellisesse üksikasjadesse siin, aga ma tahaks lihtsalt sulle meelde tuletada ja kinnitada siin, et me elame lõpuaegadel. See on selge. Igale poole, kus sa vaatad, sa koged seda. Ja kui apostel Pauluski ütles juba 2000 aastat tagasi, et me elame lõpuaegadel, siis me elame ilmselgelt lõpuaegade lõpuajas. Mitte, et aeg lõpeb, aga üks elufaas, kuidas nad ütlevad seda eesti keeles, üks ajastu lõpeb ja tuleb teine. Ja mina loodan ja usun, et me saame seda nägema. Et meie silmad on õnnistatud nägemaks Jeesuse tagasi tulemist. Vau, see saab olema auline, kas pole nii? Ja kuigi mina usun, et Jeesus tuleb tagasi kõigepealt, et võtta üles oma kogudus. Ja sellel ajal, kui kogudus on siit läinud, vastavalt pühakirjale, asjad siin maa peal lähevad päris karmiks. Tead, kui see moraali hoidja, Jumala rahvas, on läinud ja ka püha vaimu vägi läbi koguduse. Ilmselgelt vaenlane saab teha tööd nii, nagu ei kunagi. Tead, kui see fakt, et Piibel ütleb, ta läheb püha kotta ja antikristus ja nimetab ennast Jumalaks. Tead, kui keegi täna läheks kuskile, ma ei tea, mis kotta, mis iganes, ja ütleb, et tema on Jumal. Mul ei lähe see korda. Ma tean, kes on Jumal. Aga see nõuab ühte teistsugust nagu tingimust. Ja ilmselgelt, kui kogudust enam siin pole, see maailm hakkab alla käima väga kiiresti. Isegi sinna maani, kus hakates uskuma, et see isik on Jumal. Tõstab ennast Jumala üle ja nimetab ennast Jumal olevat. Piibel räägib tunnustähtedest, mis juhtuvad ja nii edasi. Aga see hea uudis on see, et Jeesus Kristus on tulemas tagasi. Selle maailma ajastu tõmmatakse kokku. Me ei tea kõik, mis Jumal on valmistanud oma rahva jaoks, aga üht me teame, et me saame olema talle pulmas ja tema on valmistanud oma rahvale seda, mida silm ei ole näinud ja mida kõrv ei ole kuulnud ja mis isegi inimese südamesse ei ole, kust on Jumal valmistanud nende jaoks, kes teda armastavad. Ma olen vahest mõtelnud igaviku peale, et vahest siin maa peal, et üks päev, võib-olla ei ole nii huvitav ja siis sa mõtled niimoodi, et igavik, et kuidas see igavik saab olla, et nii pikk aeg, et see ikka lõpmatuseni on huvitav. Aga ma usun, et Jumal on nii suur Jumal, et ta suudab igaviku
kui me saame öelda, et seal on päeva järgi, kuigi me ei saa isegi niimoodi öelda, aga et iga päev on jälle pisut põnevam sellest, mis oli eelmine. Halleluuja. Sest elu Jumalaga on nõnda põnev. Nii et sõbrad, ma julgustan teid olema, nagu Piibel ütleb, kained, olema valvel, teama, mis toimub, teritama oma südameid ja pühitseme ennast, pühendume sellele kutsele, mis Jumal on meile andnud ja mina usun, ülejäänud asjad juhtuvad niikuinii. Me ei saa seista vastu ühele või teisele asjale, me saame teha oma osa, kiitus Jumalale. Aga me oleme kõige põnevamal ajal kogu maailma ajaloos. Väga põneval ajal. Halleluuja. Issand, me täname sind, et sa oled lubanud meil olla osa sellest tunnist, kus me täna oleme. Ja nii nagu me laulsime siin, et ühel päeval me tantsime kuldsetel tänavatel. Halleluuja, Jumala pruuti, Jumala talli ja tema pruut kogudus. Issand, aga täna oleme me siin maa peal ja meil on üks missioon ja töö ja kutse. Issand, me ei ole siin, et olla heidutatud, et olla kõrvale tõmmatud igasugustest kuulutustest ja juttudest. Issand, me teame, et me elame lõpuaegadel ja meil on see lootus, et sa tuled järgi oma kogudusele. Aga nii kaua, kui sa seda ei tee või mis iganes põhjusel seda pole juhtunud, issand, me tahame teenida sind ja teenida inimesi ja pühendada ennast sellele missioonile, mis sa andsid, millega sina alustasid ja mis sa andsid oma kogudusele edasi. Issand, me täname sind ka selle eest ja usaldame sind, et sinu armu läbi meil on võimalus kaasas olla selle lõpuaegade viimastest aegadest ja päevadest, kus tõesti Jeesus, sina tuled järgi oma kogudusele. Ja maailm siseneb ühte uude aega ja uude faasi. Isand, need saavad olema maailma raputavad sündmused. Issand, aga enne kui need sündmused tulevad, sinu süda ja sinu igatsus on, et igaüks võiks tunda sind. Et võimalikult palju inimesi tunneks sind kui oma päästjat ja oma issandat. Et võimalikult paljud võiksid pääseda sellest kannatuse ajast ja vihapäevadest ja kohtust. Ja issand, olla sinu lapsed, olla sinu kuningriigis, olla valguse lapsed. Ja see on midagi, millel me saame kaasa aidata. See on midagi, milles suhtes me saame käe külge panna. Isand, kui me elame mingis ajas, siis me elame ajas, kus inimesed tahavad kuulda evangeeliumit, kus sinu arm on ikka veel kättesaadav. Issand, kus sa kutsud inimesi ja annad neile võimalust ka tänasel päeval, kus me elame. Issand, sa ütlesid, et pidage aega kalliks, elage nagu targad. Issand, üks viis aega kalliks pidada kindlasti on kuulutada armu evangeeliumit. Ja sa ütlesid, et seda peab kuulutama terves maailmas ja siis tuleb ots. Issand, ja me täname sind, et me võime olla osa sellest asjast. Õnnista meid ja võia meid selles heas töös, millesse sa oled meid kutsunud. Ja Jumal, anna ka meile ära tunda, millistes elufaasides me elame, millises ajas me elame kui kogudus, siin maal, siin linnas. Ja me tõesti tunnetame asju ja oskame kaasa rääkida ja oskame sinu sõnaga vastata, kui me oleme olukorras, kus meil tuleb kostust anda selles osas, mis toimub ümberringi. Issand, aita, et me ei läheks kaasa igasuguste moevooludega, mis toimuvad nende lõpuaegade osas ja erinevad asjad, mis hirmutavad või mis iganes. Issand, aita meil kui küünlad särada nendes paikades täis sinu rahu, täis rõõmu ja kuulutada sinu sõna ja armastuse evangeeliumit. Ja me täname sind selle kõige eest Jeesuse Kristuse nimes. Halleluuja. Õnnistama rahvast selleks Jeesuse nimes.